Tere, mina olen Ingrid Maadvere ja näitan teile, kuidas Google Drive'i kopeerida erinevat sisu. Mul on juba dokument valmis tehtud. Ma panen siia pealkirja, näiteks luuletused kevadest. Ja nüüd lähen siis otsima. Ma võin kohe siia üles aadressireale kirjutada, näiteks luuletus ja kevad. Nii, ja siis mulle juba antakse terve hulk erinevaid linke. Näiteks siin on kevadluuletused tähekesest 2004. aastast, näiteks üks Tiina Tootsi luuletus. Ja kui see mulle siis meeldib, siis ma selekteerin selle ära. Nüüd kopeerimisel ma võin minna siis siia sinise peale ja panna copy, või siis vajutan klaviatuuril Ctrl+C. Lähen uuesti siia dokumenti ja parem hiireklõps ja kleebi. Nii, ja mul ongi üks luuletus olemas. Alati tasub ka kopeerida selle luuletuse siis link, kust ma ta võtsin, sest siis ma saan pärast hästi viidata. Ma lähen siis teen selle lingi siniseks. Siin peal jälle parem hiireklõps, copy. Lähme uuesti siia ja näiteks nüüd siia kõige alla kleebi ja kui ma nüüd vajutan ühe tühiku, siis see link muutub aktiivseks. Nii, võtame ühe luuletuse veel. Vaatame veel, kas me midagi siit leiame. Näiteks Türi põhikoolis on kirjutatud kevadest luuletusi. Kristiina Ilves on kirjutanud väga toreda luuletuse, näiteks see mulle meeldib ka. Jällegi parem hiireklõps, copy. Nii, parem hiireklõps, kleebi. Ja nüüd siis jällegi võtan ülevalt ka selle aadressi. Nii, ja lisan selle siia alla. Nii, nüüd mul on siis luuletused leitud. Ma võin siia ise juurde kirjutada või veel otsida. Ja nüüd oleks siis hea leida ka mõni sobiv pilt siia juurde. Ja pildi otsin siis ka praegu internetist, et siin on esimene luuletus Kevade kutse, räägib siis lilledest ja lindudest ja kuidas nad kõik peaksid tulema, karud ja siilid välja. Ma panen näiteks nüüd, lähen jälle siia otsingusse ja kirjutan kevadlilled. Nii, ja otsime siis ühe pildi ka. Võtan siit pildid. Ja mis kevadet siis meenutaks. Valime näiteks selle pildi. Siit siis kuvakujutis. Ja nüüd, et pilti kopeerida, teen siin parema hiireklõpsu, copy image. Nii, ja ma panen selle näiteks nüüd siia luuletuse alla. Nii, ja kindlasti siis ülevalt ka pildilingi. Ma praegu nüüd otsisin pilti lihtsalt Google'is, see tähendab, et see materjal, mis ma teen, seda ma pärast kusagil avaldada ei tohi, sest ma ei ole luba küsinud, ma teen seda lihtsalt koolitöö eesmärgil. Nii üks pilt. Ja teine on siin karust ja kuidas ta talveunest ärkab ja kuldnokk tuleb. Otsime näiteks ühe kuldnoka pildi. Kirjutan kuldnokk. Valin jälle pildid. Valin siis sellise välja, mis mulle meeldib. Näiteks siit tuleb, viib YouTube'i. Näiteks selle. Ja jälle võtan siis kuvakujutis. Parem hiireklõps, copy. Siin on autor ka pannud juba siia oma nime juurde, aga ma lisan ikkagi siia juurde ka selle pildi lingi. Copy. Nii, ja kleebi. Ja jälle tühik ja siis muutub link aktiivseks. Nii, et nii ma saan siis kopeerida endale terve hulga erinevaid luuletusi.